Kui Venemaa tungis 2022. aasta veebruaris Ukrainasse, tundus tulemus vältimatu. Eksperdid ja analüütikud üle kogu maailma olid ühel meelel, et Vene armee saavutab kiire ja täieliku võidu ning Ukrainal ei ole lihtsalt piisavalt vahendeid ega tööjõudu, et end kaitsta. Ometi oleme siin, rohkem kui 4 aastat hiljem. Sõda möllab endiselt, Venemaa on ilmselt oma kõige nõrgemas seisus ning Ukraina näib tugevam ja olukorda paremini kontrolliv kui kunagi varem. Selle imelise pöörde eest tuleb tänada paljusid inimesi, alates tuntud isikutest nagu Ukraina president Volodõmõr Zelenski kuni lugematute Ukraina meeste ja naisteni, kes on oma elu pannud kaalule, et kaitsta oma kodumaad. Kuid üks mees on eriti mänginud võib-olla kõige olulisemat rolli, kirjutades sõja reeglid sõna otseses mõttes ümber, et muuta kogu konflikti kulgu ja kallutada jõudude vahekord tugevalt Ukraina kasuks. Tema nimi on Robert Josipovitš Provdi, tuntud ka oma kutsungiga Madjar, mis tähendab ungarlast. Ukraina kangelane ja mehitamata süsteemide vägede komandöör Provdi on Ukraina troonirevolutsiooni sümbol. Ning need, kes on Venemaa-Ukraina sõda tähelepanelikult jälginud, on temast kindlasti juba kuulnud. Nad tunnevad juba tema iseloomulikku madalat häält, tõsist viikingihabet ning ainulaadseid subtiitreid ja jutustusi, mida ta on sadadele videotele lisanud. Videod näitavad, kuidas Ukraina droonid jälitavad ja hävitavad Vene vägesid, sõjatehnikat ja taristut. Isegi kõige tulihingelisemad selle konflikti jälgijad ei pruugi täielikult mõista, kui suur mõju on Magyaril olnud Ukraina strateegia kujundamisel, elude päästmisel ja jõudude tasakaalustamisel Venemaaga. See on tema lugu. Lugu sellest, kuidas näiliselt tavaline ärimees, kellel puudus igasugune sõjaline kogemus, sai kogu Vene armee nuhtuseks. Sündinud 1975. aastal Lääne-Ukraina väikelinnas, mitte kaugel Ungari piirist, näitas Robert Provdi juba varakult võistlushimu ja annet matemaatikas. Oma tused, mis osutusid hiljem tema sõjaväekarjääris hindamatuks. Ta õppis ülikoolis ettevõtlusökonoomikat enne, kui astus tööellu ja saavutas ettevõtjana suurt edu. Ta alustas mitmeid ettevõtteid erinevates valdkondades, sealhulgas kinnisvara, toidu, ehitus- ja rõivatööstuses ning teenis oma varanduse teraviljakaubanduses. Tema Granum ettevõtete grupp kuulus kogu Ukraina 5 suurima teraviljaekspordija hulka ning oli Hiinasse eksportimisel esikohal. Provdi edu võimaldas tal elada luksuslikku elu. Ta reisis mööda maailma, elas mitu aastat sellistes kohtades nagu Hiina, Hongkong ja Singapur, kogus muljetavaldava kunstikogu ning asutas isegi oma kunstifondi, et edendada oma kaasmaalaste loovust. Ta oli end töötanud mõjukale positsioonile ja tal oli rohkem kui piisavalt rikkust, et teha sisuliselt kõike, mida ta soovis. Seega, kui konflikt 2022 aastal algas, poleks sugugi üllatav olnud näha, kuidas selline mees nagu Provdi lihtsalt riigist põgeneb. Tal oli ju naine ja 2 poega, kelle eest hoolitseda ning ta oleks võinud üsna lihtsalt valida uue elu alustamise kusagil mujal, kaugel sõjaõudustest. Aga nii ei läinud. Provdi ei põgenenud. Ta hakkas vastu. Tõepoolest, 3 nädalat enne sissetungi ametlikku algust oli Provdil, nagu paljudel teistel ukrainlastelgi, tugev tunne, et sõda on vältimatu. Seega otsustas ta anda oma panuse oma riigi kaitsmisse. Ta liitus territoriaalkaitsevägedega ja õppis mõned põhilised sõjalised oskused, näiteks kuidas kaevikuid kaevata ja relvi käsitseda. Just siis otsustas ta võtta endale koodnime Magyar, viidates oma Ungari päritolule. Kui konflikt algas, osales ta esialgu mitme Kiievi eeslinna evakueerimise toetamisel. Koos paljude teiste inimestega, kellel oli vähe või üldse mitte sõjalist kogemust, saadeti ta seejärel lõunasse Hersoni rindele. Seal nägi ta Vene armee täielikku raevukust. Vennane pommitas Ukraina positsioone miinipildujate, tankide, rakettide ja suurtükiväega ning Provdi üksus ei saanud kunagi vastutuld anda, sest nad lihtsalt ei suutnud tuvastada, kust venelased tulistasid. Päevadest said nädalad, kui Provdi ja tema kaasvõitlejad lihtsalt talusid vaenlase rünnakuid, suutmata isegi ühtegi sõdurit leida, rääkimata nende kõrvaldamisest. Seistes silmitsi selle näiliselt võimatu olukorraga, oleksid paljud inimesed lihtsalt alla andnud. Nad oleksid võinud rindelt põgeneda, et ellu jääda, või oodata ja leppida oma vältimatu saatusega. Aga mitte Provdi. Kui ta seisis silmitsi väljakutsega, polnud ta selline inimene, kes lihtsalt taganeks. Ta oli mees, kes oli terve elu probleeme lahendanud ja ta kavatses ka selle lahendada. Ta mõistis, et kogu probleem taandus nähtavusele. Vaenlase tule all surutuna ei suutnud tema üksus lihtsalt ümbrust jälgida ega maastikust aru saada. Aga mis siis, kui nad saaksid silmad taevasse saata, vaenlase asukohti ülevalt märgata ja seejärel selle info ümbritsevatele üksustele edastada, et aidata neil venelastele vastu lüüa. Ja kõik, mida neil vaja oli lihtne seade. Seade, millega Provdi oli üsna hästi tuttav. Oma rahvusvaheliste reiside ajal ostis ta sageli erinevatest riikidest vidinaid, et neid koju oma lastele viia. Nende vidinate hulka kuulusid ka tarbijatele mõeldud droonid.
Ta mõistis, kui ta suudaks sellise drooni õhku saada, võis ta lõpuks lahingukäiku muuta. Ja just nii juhtuski. Provdi suutis hankida lihtsa, odava drooni ja kasutas seda suurtükitule juhtimiseks Vene positsioonide pihta. See tundus läbimurde ja mängu muutu taktikana, millel võiks olla palju laiem mõju kogu sõjale, kuid kõik ei näinud seda nii. Provdi on intervjuudes avaldanud, et paljud Ukraina sõjaväeohvitserid järgnesid tol ajal tema sõnul vanakooli mõtteviisile. Nad tegutsesid vanamoodsalt ega usaldanud eriti kaasaegseid tehnoloogiaid. Nii et isegi pärast seda, kui nad olid näinud Provdi idee tulemusi, ei arvanud nad, et sellesse tasuks investeerida rohkem aega, raha ega ressursse. Õnneks arvas Provdi teisiti. Ta nägi mehitamata õhusõidukite, UAV-de, potentsiaalset väärtust mitte ainult luureandmete kogumisel ja suurtükiväe rünnakute toetamisel, vaid ka iseseisvate rünnakute läbiviimisel. Nagu Provdi ütles, me nägime ussi. Me pidime midagi selle pähe viskama, aga samas pidime välkima drooni kaotamist, sest see oli kallis. Samal ajal pidime saavutama tulemuse ja muutma selle protsessi korratavaks. Järgnenud kuudel võttis Magyar asja enda kätte. Koos ülejäänud oma üksusega, keda kutsuti Magyari lindudeks, kes olid samuti sama entusiastlikud droonitehnoloogia võimalike rakenduste suhtes, hakkas ta katsetama mehitamata õhusõidukeid, otsides viise, kuidas muuta need surmavavaks. Kasutades oma raha, investeerisid linnud erinevatesse Hiinast pärit kommertsdroonidesse, muutes nende disaini ja kinnitades neile lõhkelaenguid. Nad rajasid isegi oma enda katsepolügoonid, luues primitiivseid sihtmärke, täites kondoome veega ja riputades need puude külge, enne kui lendasid droonidega nende poole, lihvides oma oskusi ja õppides, kuidas vaenlasi tõhusalt ja täpselt tabada. See oli liikumise algus, mis muutis sõda. Ja järgnevatel kuudel läksid Magyari linnud palju kaugemale. Kui see muutus üha osavamaks alles kujunevast droonisõjapidamise kunstis, üksus saadeti erinevatesse kohtadesse rindejoonel, ülesandeks toetada suurtükiväe meeskondi, teostada õhuluuret ja sooritada lööke vaenlase sihtmärkidele. Iga mööduva kuuga kasvas Magyari maine. Tema üksusest sai ikooniline, inspiratsioon kogu Ukraina sõjaväele, kui pidevalt saabusid teated lindudest, mis edukalt tabasid sadu Vene sihtmärke. Vaenlase droonide mahasurumine ja isegi täites ebatavalisemaid, kuid sama olulisi ülesandeid, näiteks paigutades tuhandeid tankitõrjemiine kaugjuhtimise teel, taas kasutades droone. Laiem maailm sai samuti teada Magyari kohta, kui temast sai üks suurimaid Ukraina sõjaväe hääli sotsiaalmeedias, jagades regulaarselt Telegrammis uuendusi ja videoid droonimeeskondade lahingutegevusest. Paratamatult hakkasid ka teised üksused linnu eeskuju järgima. Ja isegi mõned komandorid, kes olid kunagi Provdi lähenemist kritiseerinud, hakkasid lõpuks mõistma, kui olulised võivad droonid olla vaatlusel, luureandmete kogumisel, operatsioonide planeerimisel ja rindejoone rünnakutes. Vähehaaval viis see selleni, et droonidest sai üha suurem osa Ukraina sõjalistest operatsioonidest, mis kulmineerus täiesti uue sõjaväeharu loomisega. Ukraina mehitamata süsteemide väed, mille juhiks valiti juunis 2025 Magyar ise. Just siis sai Provdi lõpuks vabad käed, et kõik oma parimad ideed ellu viia ja sõjakäiku enneolematul viisil muuta. Nüüd kiire kõrvalmärkus. Sõjasaade toob teieni kogu pildi, mitte ainult pealkirjad. Vajutage telli, et olla alati kursis. Nüüd, olles tõusnud lihtsast tsiviilvabatahtlikust ühele Ukraina sõjaväe mõjukamal ametikohale, ei raisanud Magyar aega. Ta algatas uuendusliku tegevusplaani, et muuta mehitamata süsteemide vägede tööviisi ja kasutada maksimaalselt Ukraina droonieelist. Ta oli kindel, et droonid on kogu konflikti võti, kuid tundis ka, et sellel tehnoloogial on veel palju rohkem potentsiaali, mis ootab rakendamist ja optimeerimist. Täpsemalt öeldes, ta uskus, et droonid ei ole kasulikud ainult eesliini operatsioonideks, vaid neid saab kasutada ka luure- ja rünnakumissioonideks sügaval vaenlase territooriumil, muutes elu Kremlile alluvate vägede jaoks võimalikult raskeks. Selle teooria testimiseks korraldas ta esmalt selle, mida ta nimetab droonide pideva luure karussellsüsteemiks. Põhimõtteliselt seisnes see selles, et mehitamata õhusõidukid olid pidevalt õhus, mitte ei lennanud aeg-ajalt üksikuid missioone. Kui üks mehitamata õhusõiduk maandub, tõuseb teine kohe õhku, et seda asendada. Nii et Ukrainal oleks alati taevas toimuvast ülevaade. Ei mingeid pimealasid, ei seisakuid, vaid pidev voog teavet vaenlase liikumiste ja asukohtade kohta. See omakorda võimaldab Ukrainal planeerida oma järgmisi samme, tuvastada sihtmärke, mõista venelaste logistikat ja ennustada ka nende liikumisi. Nagu Magyar märgib, meil oli katkematu ülevaade kogu sektorist. Me mõistsime täielikult hetkeolukorda.
Sellest hetkest alates muutus Ukrainal palju lihtsamaks tabada venelasi kõige olulisemates kohtades, nende varustusliinidel. Droonimeeskonnad hakkasid sihikule võtma vaenlase vägesid ja sõidukeid, kui need liikusid rindepositsioonidele. Nad peatasid kütuse ja laskemoona tarned, pommitasid evakuatsiooniteid ja nad muutsid Venemaa jaoks märkimisväärselt raskemaks suuremate rindevägede koondamise, luues täiesti uusi tapmissoone otse rindejoone taha jäävates piirkondades ja protsessi käigus vähendades oluliselt vaenlase lahingutõhusust. Pravdi seadis Ukraina droonimeeskondadele ka ambitsioonikad eesmärgid ning tõi sisse uue süsteemi lahingutõhususe mõõtmiseks, andes iga hävitatud sihtmärgi eest punkte. Ta julgustas droonioperaatoreid keskenduma rohkem tulemustele kui protseduuridele. Polnud oluline, kuidas nad asju tegid. Peaasi, et nad oma eesmärgid saavutasid. Ja samuti kutsus ta neid üles suunama vähemalt 30% kõigist rünnakutest Vene isikkoosseisu vastu, selle asemel, et keskenduda ainult varadele ja infrastruktuurile. See kõik oli seotud Pravdi kirega matemaatika vastu. Oskates vaadata sõda puhtalt numbrite kaudu, mõistis ta, et Venemaa suudab alati Ukrainale survet avaldada, seni kuni ta suudab värvata rohkem sõdureid, kui ta kaotab. Midagi ei muutuks kunagi, kui Venemaal oleks iga kuu 30 000 uut sõdurit ja ta kaotaks neist vaid 15 või 20 000. Vaenlase armee kasvaks pidevalt ja Ukraina väed murduksid lõpuks vastasjõu tohutu surve all. Droonidel oli jõud seda muuta. Nii hakkas Pravdi järjest rohkem ja rohkem Vene sõdurite pihta lööke tellima. Ta ei lubanud mehitamata süsteemide vägedel bürokraatiasse ja liigsetesse formaalsustesse takerduda. Ta kiirendas uute droonitüüpide ja juhtimissüsteemide kasutuselevõttu kohe, kui need kättesaadavaks said, luues väärtuslikud tagasisideahelad droonimeeskondade ja arendajate vahel. Et tagada tema alluvuses olevatele meeskondadele täpselt need tööriistad, mida nad oma eesmärkide saavutamiseks vajasid. 2026 aasta alguseks hakkasid tema muudatused vilja kandma, sest mitme kuu jooksul ületas Venemaa kaotuste määr värbamise määra. Ja Pravdi ei piirdunud sellega. Kui droonitehnoloogia arenes ja mehitamata õhusõidukid suutsid lennata kaugemale ja kiiremini, panid aluse 2 Ukraina kõige olulisemale strateegiale. Sügav rünnakukampaania, mis algas 2024 aastal ja hõlmab pikamaa droonirünnakuid sihtmärkide vastu Venemaa sügavustes, näiteks naftarafineerimistehased ja sõjaväebaasid. Ja keskrünnakukampaania, mis algas 2026 aasta aprillis, eesmärgiga põhjustada Ukraina okupeeritud aladel ulatuslik logistiline kokkuvarisemine. See oli võib-olla kogu sõja suurim ja tähtsaim muutus. Enne Pravdi muudatusi kasutati droone peaaegu eranditult rindepiirkondades ja nende ümbruses kaevikute kaitsmiseks ja rünnakute korraldamiseks. Nüüd aga kasutatakse neid regulaarselt rünnakuteks sadade või isegi tuhandete kilomeetrite kaugusel rindest. Tänu sellele mehele on Ukraina sooritanud üle 300 eduka rünnaku Venemaa naftarajatiste vastu, põhjustades suuri tulekahjusid ja plahvatusi rafineerimistehastes üle kogu riigi. Kuigi Venemaa põhiline naftatootmisvõimsus on suuresti puutumata, on need rünnakud tõsiselt kahjustanud võtmerajatisi ja ajutiselt vähendanud Venemaa rafineerimisvõimsust umbes 10–20%. Tänu temale on Venemaa energiasektor, mis on riigi majanduse selgroog ja sõja peamine rahastamisallikas, oma nõrgimas seisus pärast Nõukogude Liidu kokkuvarisemist. Ja just Robert Pravdi tõttu on sõjatuli ja raev jõudnud Venemaa koduõuele. Tegelikult oligi see üks tema peamisi motiive selle kampaania planeerimisel. Ta tunnistab avalikult, et soovis, et Vene rahvas koeks samu asju nagu nende Ukraina naabrid. Ta soovis, et meid ärataksid õhuhäire sireenide helid, et nad näeksid leeke ja suitsu oma linnade kohal tõusmas, et nad kannataksid kütusepuuduse, tühistatud lendude tõttu ja ebakindlust, et kunagi ei tea, millal ja kus järgne rünnak võib aset leida. Ta tahtis purustada illusiooni, et sõda toimub ainult Ukrainas ja mõjutab ainult ukrainlasi ning tal õnnestus see. Nüüd näevad venelased, kes on aastaid olnud rindel toimuvatest õudustest eraldatud, kuidas nende linnad ja asulad muutuvad lahinguväljadeks. Nad kuulevad oma kodude kohal Ukraina droonide suminat. Nad on tunnistajaks tulekahjudele ja plahvatustele ning tunnevad vähemalt väikest osa sellest hirmust ja paanikast, mida Ukraina rahvas on pidanud kogu selle aja taluma. Järk-järgult hakkab see mõju avaldama. Venelaste moraal langeb päev-päevalt. Putini populaarsus on langenud rekordmadalale. Üha rohkem inimesi soovib, et sõda lõppeks ja nende ellu naaseks mingigi normaalsus. Ja sõna otseses mõttes miljonid venelased tunnevad nüüd kedagi. Meest, poega, venda või sõpra, kes on sõjas kas hukkunud või haavata saanud. Paljud neist kaotustest põhjustasid otseselt või kaudselt needsamad droonimeeskonnad, keda juhib Pravdi, ning surmad kuhjuvad seni, kuni konflikt lõpeb. Kunagi ammu tundus, et ainus viis selle lõppemiseks oleks olnud kõlav Vene võit. Nüüd aga näib Ukraina edu olevat realistlik võimalus ning ka see on suuresti tänu Pravdi pingutustele. Tema Middle Strike'i kampaania
mis on hõlmanud droonirünnakuid logistika- ja varustusliinidele, millele Venemaa toetub, et liigutada vägesid ja ressursse okupeeritud aladel ning eriti Krimm on olnud uskumatult tõhus. Peamaantee, millele Venemaa on kogu selle aja lootnud, on saanud tuntuks kui surmamaantee, mis on täis põlenud ja hävinenud kolonnide jäänuseid. Katkestades liinid, mis varustavad Krimmi toidu, kütuse ja energiaga, Provdi ja tema droonijõud on piirkonna tõhusalt isoleerinud, põhjustades massilise evakuatsiooni ja laialdase paanika, kui Vene kodanikud ja puhkajad tormavad väljapääsude poole. Jällegi, mees, keda tuntakse nimega Madjar, trotsib ootusi ja viib Ukraina millegi poole, mis kunagi tundus võimatu. Krimmi piirkonna vabastamine, mille Venemaa 2014 aastal halastamatult röövis. Ta ei käinud maailma juhtivas sõjaväeakadeemias. Ta ei pühendanud aastakümneid oma elust relvajõududele. Aga Robert Provdi on oma riigi saatust muutnud ja tõusnud üheks kaasaegse ajastu suurimaks taktikameistriks. Maailmal on temalt palju õppida ja Provdi on valmis õpetama kõiki, kes on valmis kuulama. Kui temalt näiteks küsiti, mida ta soovitaks NATO juhtidele ja kindralitele oma kaitsevõime tugevdamiseks ja võimalikuks tulevaseks sõjaks Venemaaga valmistumiseks, loetles ta kiiresti mitu olulist sammu. Näiteks rajada niinimetatud droonisein või puhvertsoon piiridele, kus droonid töötavad pidevalt, et muuta vaenlase liikumine võimatuks. Ta kutsus ka NATO riike üles looma omaenda mehitamata süsteemide väeliike, mis on spetsialiseerunud ainult droonisõjale, ja kutsus üles palju suurematele investeeringutele droonitõrje kaitsesüsteemidesse ning kaugmaa-ründedroonidesse. Tema sõnum on selge. Droonid on tulnud, et jääda ja neist saavad tõenäoliselt üheks, kui mitte kõige olulisemaks sõjapidamise aspektiks tulevaste põlvkondade jaoks. Ukraina saab sellest aru ja nüüd on ülejäänud maailmal aeg järele jõuda, enne kui on liiga hilja. Mis puudutab tema enda tulevikku, siis Provdi ütleb, et ta ei oota kunagi enam oma vana elu juurde naasmist, lubades pühendada ülejäänud päevad oma rahva kaitsmisele. Aga ükskõik, kuidas tema lugu siit edasi läheb või lõpeb, tema mõju sõjale on vaieldamatu ja tema pärandit ei unustata kunagi. Ta astus sõtta ilma vastava kogemuseta ja väga väheste inimestega, kes teda toetasid või temasse uskusid. See oli täpselt nagu Ukraina ise, mida paljud üle maailma pidasid lootusetuks outsideriks, kes on määratud läbi kukkuma palju suurema ja tugevama vastase ees. Ja täpselt nagu tema kodumaa, tõestas Provdi kahtlejatele vastupidist. Ta trotsis kõiki ootusi, uuendas ja kohanes olukorraga, kuhu ta sattus ning lõpuks pööras ta olukorra oma vaenlaste vastu, osutudes palju tugevamaks, kui keegi oleks osanud ette kujutada. Nüüd saate selles videos rohkem teada, kuidas Ukraina mehitamata süsteemide väed muutuvad Provdi juhtimisel veelgi tugevamaks. Videos vaadeldakse maailma esimest autonoomset mehitamata hävituslennukit. Teise võimalusena vaadake seda videot, et näha, kuidas Vladimir Putini lähimad liitlased pöörduvad tema vastu, kusjuures üks neist isegi kritiseeris teda otse-eetris ja nõudis sõja viivitamatut lõpetamist. Ja lõpuks kindlasti tellige sõjasaade, et saada rohkem reportaaže, ülevaateid ja analüüse, mida te ei taha maha magada.